Kõigepealt kontrollime õhufiltri ja vajadusel kas puhastame või asendame. Käesolev õhufilter, see tuleb ilmtingimata vahetada. Siis eemaldame süüteküünla, kontrollime selle seisukorda. Nii, ka antud süüteküünal tuleb ilmtingimata vahetada, et järgmine aasta ei oleks üllatusi. Milles on asi, et see, et säde oleks korralik, see tähendab seda, et kuidas kütus põleb, kui kütus põleb, hästi töötab mootor ilusti, saastab vähe, tahmab vähe, käivitub hästi. See oleks ideaalne variant, oleks iga aasta, aga kui vahetaks üle aastagi, on hästi. Paigaldame uue süüteküünla. Süüteküünlalt ei ole vaja kunagi hästi tugeva jõuga kinni keerata, ta peab olema kinni lihtsalt. Liigse pingutamisel võib küünlakeere kahjustuda. Nüüd enne kui uue filtri paigaldab, tuleb kindlasti siis kõik see pind, mis filtri all on, ära puhastada. Paigaldada uus filter. Võime kaane peale tagasi panna. Kui on, ütleme, muru on muru, ei ole mutimulla hunnikut, ei ole liiva, teeääri, et siis kannatab ka üle aasta. Nüüd, kui õhufilter on vahetatud, süüteküünal on vahetatud, meil muruniiduki alla enam asja ei ole, siis valame õli sisse. Õli on sisse valatud, puhastame õlivarda, ootame pool minutit, paneme ta pessa, kontrollime õli tasapinna. Õli tasapind on õige, paigaldame õlivarda. Kuna masin peale suvist ja sügist kasutamist läheb hoiule, siis on väga tähtis kütuse pool. Et sellel on kaks võimalust. Soovitaks kas mootor paak täiesti tühjaks töötada või kasutada kütuselisandit. Hooaja sees, kui töötatakse, siis on üks doos ja kui pannakse säilitamisele, siis tuleb panna topeltdoos. See tagab selle, et kütus ei liisu. Ehk siis, kui te panete ka paagi täis sügisel, kasutades kütuselisandit, ja kevadel võite rahuliku südamega mootori käivitada, ei liisu ära. Kui muruniidukit puhastada, siis kõigepealt eemaldada kas puupulga või mingi muu tokiga kõik see paksem muru, mis on siia kogunenud, kuna seda koguneb tänu sellele, et see aasta, eelmine aasta on ka olnud hästi niiske ja mahlane muru. Kui ta on nüüd hästi kuiv ja lühike muru, siis ta ei kogune siia, aga mahlane ja niiske muru koguneb ja kitib seal hästi kinni. Pulgaga see ära puhastada, seejärel võime muruniitja tööasendisse panna. Kuna see niiduk on varustatud ka altpesu nipliga, siis ühendame aiakastmisvooliku sellega, avame kraani, käivitame mootori ja toimub altpesu. Ja siis soovitan, mida ma ise kasutan, ka seda, et muruniiduk panna kas või pooleks päevaks püsti seisma, siis saab tuuld alt läbi käia ja kuivatab hästi ära, ei ole kunagi probleemi, et läheb valitama ja hapnema. Kui inimene kasutab survepesurit muruniite pesemisel, siis altpesuga probleeme ei tekki. Aga on inimesi, kes pesevad muruniitjad ka pealtpoolt survepesuriga, siis ei soovitaks kindlasti survepesuriga mootori kallale minna. See tekitab palju kahju. Nüüd siis lühikokkuvõte, et masinat hoiule panna on kõige tähtsam, et oleks puhas ja kuiv. Teiseks oleks värske õli sees, kas ilma kütuseta või kütusega, siis kütuselisandiga ja et kõik tööorganid oleksid terved. Nüüdseks, kui kõik on valmis, võime muruniite rahulikult kevadet ootama panna.